Tere tulemast vaatama meie seksikat Weekendi saadet. Mõni aeg tagasi valis ajakiri Kroonika selle aasta seksikamateks Miku ja Lenna, kellest täna näitame teile ka ohtralt igasuguseid huvitavaid pilte. Stuudiosse me need küll täna ei kutsunud, sest vaatame, kuidas nende suhe areneb ja mis neist üldse saab. See aga ei tähenda, et meie saade üldse seksikas täna ei oleks, sest külla tuleb informatsiooni jagama kaatrilauljatar Trinity, kes oli mõni aeg küll kadunud, aga meie saime ta kätte. Minu kõrval Triin Sommer. Tere, Triin! Tere! Kuna meil on Weekendi portaal ja väga sobiv on küsida vaba aja veetmise kohta, siis räägi, kuidas sa sisustad oma puhkust? No praegu ma just tulin puhkuselt Mehhikost. Mehhikost? Ja 2 nädalat olin seal ja kaifisime seal ilusas privaatses hotellis. Aga mis te tegite seal peale kaifimise? Eks ikka said need vaatamisväärsused ka ära vaadata. Šitsenitsa ja Kooba ja mis oli ikka päris hea elamus oli ja sukeldama ma kahjuks ei julgenud minna, haisid ma ei näinud, kalamid ei hammustanud, nii et tegelikult läks suht rahulikult ja puhkus nagu puhkus ikka. Aga räägi natukene Mehhiko ööelust, ilmselt sa ikka käisid seal väljas ja mis seal on kõige popimad kohad? Tegelikult seal Cancunis, kus kõik see suursündmused toimuvad, et sinna ma päris öösel välja jõudnudki minna ja väga ei tahtnud ka, sest võtsime sükse vahepealse, mis jääb sinna Cancuni ja meie hotellipiirkonna vahele, on Playa del Carmen, mis on väga popp süke noorte koht, kus käiakse ka pidutsemas ja lihtsalt nagu, ma ei tea, aega veetmas, et meid viidi nagu sinna selle turismifirma poolt. Aga see koht mul nagu eriti mingit muljet jätnud, et see on nagu võrreldav nagu Eesti baaride ja nagu diskoteek on nagu väga midagi kiita ei olnud, aga muidugi Cancunis me käisime sees ja niisama vaatamas nagu neid, et seal oli nagu päris nagu vinge, aga lihtsalt ma ei olnud sellel lainel, et nii jõudsalt seal rockid ja näpud püsti. Aga kõiki kindlasti huvitab, kuhu sa oled kadunud, ses suhtes, et kaatripoistega sind enam näha ei ole, et miks sa ei laula enam? Eks see aeg sai lihtsalt läbi, et on elus uus periood ja ma arvan, et ühte asja ei jõuagi elu lõpuni teha, et tulebki vahetada neid, kuidas öelda siis, huve ja asju tuleb muuta, et see ööelu kõige õigem asi ei ole, mida teha elu lõpuni, ma arvan. Et siuke lavakarjäär sind enam väga ei huvita? Väga ei huvita, jah. Okei. Aga mis tööd sa siis praegu teed? Praegu olen kinnisvarafirmas. Ja teed mida? Ja olen kinnisvaramaakler. Esindan Emerald kinnisvara. Aga sa elad Tartus, jah? Ei, Tallinnas ikka. Tallinnas? Pärnus olen pärit. Tallinnas elan. Aga kuidas istub see töö? No, eks ta võib-olla unistustöö ei ole, aga praegu on nagu väga hea vaheldus ja selline nõuab nagu palju suhtlemist inimestega ja siuke huvitav. Ma arvan, et see on vahelduseks päris vahva. Kelleks sa suureks saada tahad? Heaks emaks. Heaks emaks. Yeah. Aga nüüd on siis see, et kus sina võiksid küsida Weekendi kasutajatelt ühe küsimuse, et nad siis saadavad vastuseid. Mis see oleks? Ja mina küsin siis Weekendi kasutajatelt, mis kinnisvara firmas ma töötan. Variant A on siis Uusmaa, variant B on Emerald kinnisvara ja variant C on Arko Vara. Aitäh! Palun! Kuigi Eesti televisioonil ei ole viimasel ajal vaatajatega just kiita, toob Eurolaul paljud vaatajad ETV lainele tagasi. 3. veebruaril valiti Eurolaulik, kelleks on see aasta Kerli Padar, kellel on siis au sõita Tiiburiga Soome. Pildid sellest suures muusikasündmusest on loomulikult üleval ka Weekendis. Laupäeva õhtu oli ka selles mõttes eriline, et Terrariumisse saabus 80ndate hitbänd Bad Boys Blue ehk maakeeli Disco. TV3 uue projekti Eesti otsib superstaari eelvoorud toimuvad veebruari 3 nädalavahetusel. Sel nädalavahetusel valiti osalejad Tallinnas, Viru keskuses. Kas TV3 koos superstaariga ka oma kadunud vaatajad üles leiab, seda veel ei tea. Kallid Weekendi külalised, teil on võimalik oma silmaga üle vaadata kõik karvased ja sulelised. Jutt käib loomulikult Kroonika peost. Mis ma ikka vanu asju meelde tuletan, ennustan parem uusi. Ja tean päris kindlalt öelda, et Bad J on sel reedel Pärnus klubis Bravo,
Kes Pärnus ei taha või ei saa hip-hopi soundi kuulata, võib seda teha ka Tartus. Club Illusionis ehk Killukas, nagu olen kuulnud tartlasi seda ütlevad, toimub pidu nimega Sounds of Hip-Hop. Nüüd siis midagi ka tallinlastele. Laupäeva õhtu tõotab klubis Moskva tulla väga moekas ja stiilne. Nimelt kantakse seal ette moemaailma viimased trendipräänikud. Üritus kannab nime Fashion Fusion. Kui hip-hop või ilu ei huvita, soovitan minna spaasse või siis koerte näitusele Saku Suurhalli. Koeri näidatakse nii laupäeval kui pühapäeval. Nüüd on kavas reklaamiklubi naljaka reklaamiga. Täna topime teile ajudesse koopiapaberit. Olge lahked! Haarscherp printen, double A-paper, double quality paper. Kallis viikendikülaline, meie saade on seekord jälle läbi. Annaks aga ka väikese koduse ülesande. Leia viikendis kõige seksikam pilt ja saada see aadressile info@weekend.ee. Seksikat nädalavahetust. Ka nagu jumala ohoho ja siis ja nii oli ja umbes nii. Aga ma ei tea, äkki on kõik siis või? Hakkab tulema. Okei. On sul äkki küsida enda kohta mingi küsimus? Et me teeme tavaliselt niimoodi, et külaline küsib küsimuse. Heti küsis näiteks, mis on ta lemmikjook ja siis annad näiteks 2-3 varianti ka. Niimoodi või? Et see ei pea üldse mingi keeruline olema, et vaid mingi väga lihtne.